Ja aitäh, austatud kolleegid, hea proua Kallas, kuigi ma ei ole teie suurim fänn, siis palju sünnipäevaks. Rääkides NATOst, siis paljud kolleegid on siin rääkinud sellest, kuidas tuleb tagada sotsiaalhoolekanne, võidelda inflatsiooniga, inimeste toimetulek, täiesti nõus. Ma olen ka nõus sellega, et suuresti majandusprobleemid on süüdi ka Euroopa Liit ise. Kuid see ei muuda mitte kuidagi fakti seda, et sõja ajal, kui agressor ähvardab su riiki, pole sellest koolist ega pensionist mitte mingit abi. Kõik on kadunud. Ehk kui sa ei suuda oma riiki kaitsta, see võetakse lihtsalt ära. Ja me näeme Euroopas piisavalt riike, kes siiamaani mõnulevad oma kuskil unelmas, et nendel ju probleeme pole, aga samal ajal räägivad midagi solidaarsusest, ühtsusest, koostööst. No ei ole väga hea koostöö, kui mõned riigid lasevad rahulikult üle ja teised riigid rabelevad üksinda, sest et osadel riikidel on jube mõnus olla kuskil lõunas või läänes. Ja rääkides kuludest, siis oluline pole väga protsent, kas see on 5%, on ta 4 või 6. Küsimus on efektiivsuses. Mis on meie kaitsevõimed, mis on meie tehnoloogia, ehk lõppkokkuvõttes see, mis on oluline, kuidas saada pauku teha, mis võtab vaenlase maha. See, mis see hind on omaette küsimus. Ehk et see 5% on vahel nagu mull, kus me jääme kinni. Küsimus on meie kaitsevõimes, kuidas me suudame heidutada potentsiaalset vastast. Aitäh!